nii, ma olen siis Tallinna Linnamuuseumi konservaator. Ma olen jäänud nagu vana sorti töö peale ja neid töid siiski veel jätkub. Muuseumis on riivlid ka sellist rusu, et säilitada neid tuleb, aga taolisel moel neid lihtsalt ei saa hoida, ei saa ka kellelegi näidata, ei saa eksponeerida. Ja sellepärast tulebki tänapäeval veel tegeleda restaureerimisega, kuigi järjest vähemal määral. No ma olen vahedega töötanud, ma olen töötanud Vabaõhumuuseumis, olen töötanud, siis olen töötanud vahepeal Karl Grupis, see on siis restaureerimisvalitsuses, siis jälle Linnamuuseumis ja nüüd on päris pikalt juba alates 83. aastast. Ikka restauraator peab töötama keldris tingimata. Bürood ei taha keegi keldrisse panna, aga restaureerida on see täitsa nagu lähmisena. Alati arvatud, et sobib. Aga põhiline on see et õhku rohkem saada. Ja siin keset linna ei saa ka kuskilt aknast välja juhtida õhku, selles mõttes meil on kohvikud ümberringi suvel. Sest kui mingisugust suitsu või haisu teed, siis pead selle sees olema. Sest teistel meeldib see veel vähem. No need tööd, mis mul võib-olla kõige paremini välja tulevad ja mida teised nagu vähem teevad, need on olnud kirikuriistade kuldamised ja õbetamised. Aga muidu metalli puhul siin on palju asju niimoodi, et mul endal on huvitav vaadata asjast enne restaureerimist või konserveerimist tehtud pilti kui pärast. Sest pärast on ta lihtsalt üks ta korda tehtud asi. Aga ta on väga ilmekas, kui tal on see vananemise jälg kõik juures ja see annab ikka kõvasti juurde. Mulle meeldivad asjad, mis on korda tegemata, leiusüteatsioonis asi, see on kuskilt leitud, see on tänapäeval juba niisugune haruldus. Enamasti juba kõik need pööningud ja keldrid on nii palju kordi läbi tuhlatud, et seda lihtsalt ei tulegi enam ette.